Lugejale. Käesolev raamat on autorist olenemata põhjustel oma ilmumisega veidi viibinud. Raamatusse on kogutud rida väikesi artikleid, märkusi, vesteid ja jutukesi, mis varemalt enamasti ajakirjus ja lehis, Tallinna Kajas, Päevalehes ja Tallinna Teatajas muutmata või pisut muudetud kujul on ilmunud. Siit nende sellekohane enam-vähem juhuslik iseloom, kuid kirjatükkide juhuslikkuse peale vaatamata arvas autor nendes ometi midagi niisugust leiduvat, mida ta hea meelega oleks tahtnud päästa unustuse jõe püsimata voolust. Nendes peegeldub teatud määral sõja- ja revolutsiooniaegne meeleolu, mis on katsesarvet püüab ulatada ikka laiematesse ja mitmekesisematesse praeguse kultuurielu avaldusvormidesse. Euroopa kultuur kui niisugune kipub sõja kaasnähtuse valdaval mõjul äratama küsimisi ja kostmisi, mis tahaksid ajuti küsitavaks teha kogu kiidetud kultuuri. Sõda hävitab suure hulga meie kergemeelsusest ja kergeusklikkusest, mida tekitanud ülistatud kristliku hariduse ja vaimu võidukäik. Ka vaimulikud, ämariklased, videviklased ja hakkavad aimama, et seadustatud usk on orjade õpetus. Õigusteadus, võimu kuulutus, ajalugu, röövrüütlite mälestussammas ja loodusteadus, lammaste ja küünte riigi põhjendaja, pommide valmistaja ning vigaste elutulukese õhutaja. Euroopa kristliku kultuuriga oleme hakanud ühendama humanismi, inimlikkuse mõistet, temaga tähendades midagi armulikku, heldet, andeks andvat, nõrku toetavat ja kaitsvat, isegi õrna. Kuigi teadsime, et koerad sulppatjadel magavad ja inimese lapsed uulitsa rennis närbivad. Euroopa kultuurile kiitust tõisates unustasime, et Euroopa juba aastasajad teisi ilmajagusid kõige aletsevamalt on kurnanud ja inimesest sagedasti vähem lugu pidanud kui sule ja sarvekandjatest, sest viimaseid peab ju kasvatama, toitma. Inimene aga muretseb ise omale ülalpidamise. Euroopa kultuur teeb kõik kalliks, ainult inimene läheb odavaks. Ärgem kiidelgem oma hingemajade ja heategevusega, sest heategevus haiseb juba ammugi halvasti ja haigemajad on ainult jõukatel kätte saadavad. Kultuur on ikka kurnamist tähendanud. Ja mida suurem kultuur, seda intensiivsem on kurnamine. Vaadelge seda põllupidamises või tööstuses. Kultuur on ikka tapariistade täiendamist tähendanud ja on ikka laiemaid ringkondi tapma õpetanud, pühendades ja suursugustades tapmist usu, kõlbluse ja õigusega. Me uskusime vendust, armastust ja palju teisi ilusaid sõnu, mida tarvitavad kaunikeelsed tapameistrid, valades kõigest jõus suurtükke ning ehitades pomme. Euroopa kultuuri tõeasjad viivad arvamisele, et kuidas me ka ei usu kõlbluse, teaduse ja kunsti ülendavat mõju, seda kiidame, ennast eraldada püüdes kogu loodusest ja vaadeldes loodust ka ainult oma seisukohast. Ometi oleme täiesti looduslapseks jäänud, paindudes üleüldiste seaduste alla. Meie toit on mitmekesisem kui koil puukoore vahel, aga ka meie ei saa ilma toiduta läbi ja teda ahmitsedes hävitatakse riigid, rahvad, linnad ja kultuurid.
Me uhkustame oma jumalatega ja nende kummardamisega, neile ohverdamisega, aga vaadake, ka koer jumaldab oma peremeest ja lill pöörab nõtkel varrel nupu päikese poole. Või kas on meil iseäralist põhjust kiidelda oma iseteadvuse ja vabadustungiga, kui näeme, kuidas noored männid õhku ja valgusesse süstavad ja kuidas keldritaim kiviprao poole ulatab oma kõhna närbiva ladva. See õrn valgust ja õhku ihaldav kahvatu taim ajab haleduse rinda, aga kas nõtkuvad selle pärast kivid? Ei, närbi närtsi ja sure, sest siis saad kivikultuuri liikmeks ja see on vast kõige suurem kultuur ilmas. Kus ta Suits ütleb? Sinililled ei valeta. Aga uskuge, päris tõde on kivides. Laiendagem siis sinilillede ja kivide tõde suureks laiaks ilmavaateks. Tehke temast sisemine mina, religioon, sest ainult nõnda suudame enesest eemale peletada kõike vappustava kahtluse ja pessimismi. Ainult nõnda tunneme, et Euroopa kristlikkudes kultuuriõites kahtlemine ei tähenda veel kaugeltki kõiges kahtlemist. Euroopa kultuur on midagi niisugust, millest üle peab jõudma, kui tahetakse maksmas näha armastuse, õigluse ja inimlikkuse põhjusmõtteid ja paleusi, millest nii odaval vaimustusel kõneldakse. Kui aga siit järeldus mõeldakse teha, et uue, parema, õiglasema, inimlikuma korra saavutamiseks tarvitseb ainult kõik olev purustada, hävitada, siis ajab see niisama kahtlema kui maksva korra ülistustki. Oleme nähtavasti paratamata vetissistid, asjade uskujad ja kummardajad. Usume ikka veel, muudame asjad, siis muutub ka inimene. Aga see häda ongi, et vanade asjade, vanade vahekordade hävitamine inimest, tema instinktide ilma sugugi nii kergesti ei muuda. Kui mõned arvavad, jääb aga inimene endiseks, paljuke on siis tulu eelnimetatud hävitamisest. Ta tundub sagedasti meeletu lapsikusena. Endine inimene teeb vanade asjade, loob vanade vahekordade asemele küll ehk uued, kuid need lõhnavad halvasti nagu vanadki, sagedasti veel halvemini. Mõistusilma ajaloos on inimene hüppajana suur käperdaja, tundeilmas veel suurem. Sellepärast on pääsmine vististi ainult kasvatuses ja arenemises, kui ise endale ei taheta kahju teha. Umbes niisugune on ehk selle tundeilma algtoon, millest eelseisvad kirjatükid võrsunud. Kui see aga mõnikord tumedalt peaks avalduma, siis leiab ehk lugeja põhjused kergesti seletamatagi. Seda algtooni arvesse võttes, mis püüab ühendada kogu raamatu, julgeme oletada, et esitatud artiklid osagi oma nähtavast juhuslikkusest kaotavad. Ja nõnda oleks teose ilmumise õigustamiseks sõja ja revolutsiooni tähe all küllalt. Aga raamatul on veel teatud kaudne tähendus. Ta esitab suure tüki Eesti kirjaniku kurb loolusest, mis selles seisab, et olude sunnil peab enese jooksvaks peeneks rahaks ümber vahetama. Siia on kogutud ainult osake nendest vaimu jutukestest, nendest hingesädemetekestest, mil võimalus puudunud valgumiseks suuremasse ühisesse kujusse. Seda tõeasja oleks tahtnud heal meelel meeldetuletuseks jätta tulevatele põlvedele, kes ehk elavad muutunud tingimustes. Anton Hansen Tammsaare aastal 1919.